Tallinna kainestusmaja on koht, kus olenemata nädalapäevast on kogu aeg keegi järelevalve all. Inimesed, kes reeglina alkoholijoobes on jäänud kuskile tänavale või bussipeatuse pingile. Lõppenud nädalavahetus tõi kahjuks kaasa seal ühe surmajuhtumi. No me saame täna öelda seda, et tõesti nädalavahetusel kainestusmajja 30-aastane isik toodi ja varahommikul siis 8-9 vaheku avastati, et ta enam ei hinga ja tema surm konstateeriti. Me saame veel lisada seda, et täna PPA sisekontrolli büroo teostab siis täiendavat asjaolude kontrollimist, aga esmaste info kohal ma võin öelda, et ametnikud teostasid isiku üle füüsilist järelevalvet ja ka videovahendusel. Kõiki neid isikuid, kes seal viibivad, kontrollitakse äärmise järjekindlusega, et olla veendunud, millises olukorras klient on. Samuti monitooritakse neid pidevalt videovalvega. Õnneks mul siin endal ei tulnud täna viibida, aga kahjuks on nii, et Tallinna kainestusmaja teeb sellel aastal rekordeid, et nii palju inimesi siin üleöö kinnipidamisel ei ole juba aastaid olnud. Mis selle probleem on või põhjuseks, sellest räägime. Tänane number, täna hommikul, mis me nädalavahetusel kokku lõime, on 7560. Meie hinnang on, et see 8000 number võib olla täitsa selline, mille me see aasta ületame. Ja me näeme seda tõusu järjest rohkem iga aasta. Kes need inimesed on, kes ei satu? Me ei saa täna teha mingit selget sellist ülevaadet, et kes need isikud on. Me võime küll öelda, et keskmine kainene on täna 41–50 aastane keskealine mees, vene või eesti rahvusest, kuid need inimesed, kes siia satuvad, on täiesti seinast seina ja siin ei saa küll midagi eraldi välja tuua. Naisi on sellel aastal kainelema sattunud ligi 700. Teine muret tekitav kategooria on noored. Kainestusmajja satub noor alates 14. eluaastast. Alaealiste arv on meil suurenenud. Tänase seisuga see number peaks olema 90, kui me räägime, et siin 6 aega tagasi oli see number 10 tükki vähem. Kainestusmaja klient viibib seal, kuni muutub sedavõrd adekvaatseks, et saab ise hakkama oma elukohta liikumisega. Miks siis ikkagi on klientide arv lahvatuslikult suurenenud? Samal ajal, kui sissetulekud on kahandanud ja majanduses pole kõige paremad ajad. Politseil on siinkohal väga raske midagi välja tuua, kuid kindlasti üheks põhjuseks võib olla see, et inimesed märkavad lihtsalt rohkem linnatänaval vedelevaid siis alkoholijoobes isikuid. Tuuakse kodudest, tuuakse linnatänavalt, ööklubidest, kust iganes, et siin ei saa küll midagi jälle eraldi välja tuua. Välismaalase ei satub pealinna kainestusmajja vähemalt päevas korra keegi. Politsei jaoks on kainestusmaja töö äärmiselt ressurssinõudev. Lähenevad pikad pühad panevad neid topeltkoormusega tööle. No me oleme mures, ütleme ausalt, et käesolev nädalavahetus oli meil jälle üks rekordnädalavahetus, kus meil toodi pea 40 isikut kainestusmajja ja me prognoosime, et need pühad tulevad meile väga rasked, ka aastavahetus. Ja PPA siis, politsei suunab siia ilmselt siis täiendavat ressurssi, et tulla selle koormusega toime. Aastas 8000 purjutaja teenindamiseks on vaja kaasata 16 000 politseinikku. See ei ole lihtsalt protsess, kus tood kohale ja sõida minema. Purjus inimese üleandmine on ajaliselt ka pikk protsess patrulli jaoks. Politsei nägemus on, et alkoholism on sotsiaalne probleem ja täna me ei näe, et politsei peaks selle probleemiga tegelema, sest kainestusmajaga politsei alkoholismi ei ravi. Mis saab edaseks, seda näitab tulevik. PPA tegeleb jätkuvalt igapäevaselt, et see teenuse võiks üle võtta linn, aga eks me näe.